Tere! Meie vaimse tervise maratoni viimane nädal saab nüüd varsti läbi. Ega see ei tähenda seda, et enam ei peaks vaimse tervisega tegelema. Sellega tuleks ikka kogu aeg tegeleda. Ja seekord tahaksime rääkida teile ühe loo õnnest, sest nii tähtis on teada, mis sind õnnelikuks teeb. Nii paljud inimesed otsivad õnne. Nii paljud inimesed otsivad armastust. Aga vähesed teavad, et nii õnn kui ka armastus ei ole mitte meist väljaspool, vaid on kogu aeg olnud meie sees. Neid tuleb lihtsalt üles leida. Ja järgmine lugu räägibki just sellest. Ükskord juhtus nii, et 3 venda jalutasid koos tänaval. Oli juba õhtune aeg ja lähedal ei olnud ühtegi teist inimest. Siis nad nägid, et nende eesteel on üks suur auk. Kõige vanem vendadest läks augu äärele, vaatas sisse ja ta nägi, et selle augu sees istus õnn. Jah, suurte silmadega õnn. Ja see õnn küsis sealt augu põhjast. Ja mida sina soovid? Õnn küsib ise sinu käest, mida sa soovid. Ja kõige vanem vendadest ütles, mina tahan, et mul oleks palju raha. See teeb mind õnnelikuks. Ja ta kohe sai väga rikkaks ja jooksis seda raha kulutama. Aga mina kuulsin, et ta ei saanud õnnelikuks, sest varsti sai tal seal raha otsa ja ta ei osanud seda ise luua. Siis tuli aga keskmine vend sinna augu äärele, piilus sisse ja ta nägi, et selle augu põhjas istus, kes see? Õnn, suurte silmadega õnn ja küsis nüüd keskmise venna käest, ja mida sina soovid? Ja keskmine vend vastas, ma ei tea, ma tahaks, et mul oleks palju armastust elus. Ma tahaks, et mul oleks ilus naine, kes liiga palju ei räägi. Ja siis tema kõrvale ilmus üks kaunis naisterahvas, oli kogu aeg vait, ühtegi sõna ei rääkinud. Ja keskmine vend jooksis selle naisega koos oma elu kulutama ja mina kuulsin, et ka tema millegipärast ei saanud õnnelikuks. Ja siis astus kõige noorem vendadest sinna augu äärele, vaatas sisse ja õnn, see suurte silmadega õnn küsis sealt augu põhjast. Ja mida sina soovid? Aga kõige noorem vendadest küsis järsku ise õnne käest. Kuule, aga mida sina soovid? Ja õnn, see suurte silmadega õnn ütles noormehele. Kuule, aita mul siit välja. Ma kukkusin siia augu sisse. Ma ei saa ise välja, palun aita mind. Ja see kõige noorem vendadest aitas õnne august välja. Ja pärast läks oma teed koju, aga õnn läks temaga kaasa. Räägitakse, et sellest ajast peale oli ta alati kõige noorema vennaga koos. Võib-olla õnn on midagi, mida ei olegi vaja otsida. Ta on kogu aeg olnud sinu sees ja ootas vaid seda, millal sina aitad tal sellest sisemisest august välja saada.